Hei, meie tänane teema on arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal. Kui me keemikutena valmistame lahuseid ja meil on vaja teha mingi kindla massiprotsendiga lahust, siis me saame kõigepealt välja arvutada ainekoguse massi ja lahusti massi ning seejärel valmistada juba konkreetse lahuse. Kui me aga viime läbi keemilisi reaktsioone, siis me peame arvestama sellega, et nüüd reageerivad meil mitu ainet omavahel. Siinkohal aitavadki moolide arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal leida, kui palju mõnda saadust tekib või kui palju peame me lähteaineid omavahel reageerima panema. Kõigepealt vaatame üle, kuidas lahendada arvutusülesandeid. Esimese sammuna loe tekst väga hoolikalt läbi. Eelkõige seetõttu, et oleks arusaadav, milliste ainete ja mis kogustega ülesande kontekstis tegu on. Seejärel tuleb vastavalt tekstile koostada ja tasakaalustada reaktsioonivõrrand. Edasi soovitan ma sul märkida lähteandmed reaktsioonivõrrandis vastava aine juurde. Edasi tuleks leida lähteandmetest moolide arvud. Seejärel leia otsitava aine moolide arv, arvestades moolsuhet ning vajadusel arvuta otsitava aine mass või ruumala, olenevalt juba sellest, mida antud ülesande kontekstis vaja leida on. Selle teema juures muutub taaskord oluliseks moolide arvutamine ning tuletame siinkohal meelde 3 valemit, mis aitavad meil moole leida. Sa tead juba, et moolide arvu on võimalik leida, kui aine mass jagada aine molaarmassiga. Samas saame me leida moolide arvu gaasiliste ainete korral, kui me gaasi ruumala jagame molaarruumalaga. Siinkohal tuletan sulle meelde, et molaarruumalal on normaaltingimustel kindel väärtus, mis on 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Ning viimasena tead sa, et moolide arvu on võimalik leida, kui me aineosakeste arvu jagame Avogadro arvuga. Ka Avogadro arv on konstantne suurus, mille väärtus on 6,02 korda 10 astmes 23 aineosakest mooli kohta. Aineosakesed on aatomid, molekulid ja ioonid. Kuna keemikud kaaluvad aineid või mõõdavad nende ruumala, siis rakenduslikust seisukohast on natukene olulisemad 2 esimest valemit. Esimeses harjutusülesandes tuleb meil leida, mitu mooli süsinikku kulub 4 mooli hapnikuga reageerimiseks, kui reaktsiooni saadusena tekib süsinikdioksiid. Kõigepealt tuleb kirja panna reaktsioonivõrrand. Me teame seda, et süsinik reageerib hapnikuga ning selle reaktsiooni tulemusel tekib süsinikdioksiid. Sa näed seda, et antud reaktsioonivõrrand on tasakaalus. Seega saame edasi liikuda andmete kirja panemise juurde. Me teame seda, et hapnikku on 4 mooli ja meil on vaja leida süsiniku moolide arv, ehk siis siia saame kirjutada x mooli. Ühelt ainelt teisele aitab meid moolsuhe. Moolsuhet saab määrata tasakaalus reaktsioonivõrrandi kordajaid kasutades, ehk me näeme seda, et nii süsiniku kui hapniku ees ei ole kordajaid. Järelikult on nende 2 aine moolsuhe 1 mooli 1 moolile. Nüüd selle jaoks, et leida süsiniku moolide arvu, tuleb meil omavahel korrutada risti olevad arvud, ehk siis 1 mool tuleb korrutada 4 mooliga ja jagada sellega, mis on x-ile risti, ehk siis 1 mooliga. Sa näed seda, et 1 mool taandub välja ning me saame vastuseks 4 mooli, ehk 4 mooli hapnikuga reageerimiseks kulub 4 mooli süsinikku. Ja kuna tegemist on vastusega, saame me talle ilusti ka 2 joont alla tõmmata. Teises harjutusülesandes tuleb leida, mitu mooli vesinikloriidhapet kulub 3,9 grammi kaaliumiga reageerimiseks. Sa tead teksti põhjal seda, et
vesinikklooriidhape reageerib kaaliumiga. Metall reageeris lahjendatud happega siis, kui ta oli vesinikust aktiivsem ning kuna kaalium on vesinikust aktiivsem metall, siis see reaktsioon kindlasti ka toimub. Metalli ja happe vahelisel reaktsioonil tekkisid sool ehk siis praegusel juhul kaaliumkloriid ning lisaks soolale eraldus vesinik. Reaktsioonivõrrandist näed sa seda, et seda tuleb ka tasakaalustada. Kuna paremal pool on 2 vesinikuaatomit, tuleb kõigepealt vesinikklooriidhappe ette kirjutada kordajaks 2, siit tulenevalt ka kaaliumkloriidi ette kordajaks 2 ning ka kaaliumi ette tuleb kirjutada kordajaks 2. Edasi saame välja kirjutada juba lähteandmed. Me teame seda, et kaaliumit on 3,9 grammi ja meil on vaja leida vesinikklooriidhappe moolide arvu. Ehk siis kõigepealt saame vesinikklooriidhappe valemi alla kirjutada x mooli. Me teame, et kaaliumi mass on 3,9 grammi. Selle jaoks, et lõpuks leida vesinikklooriidhappe moolide arvu, peame me kõigepealt leidma kaaliumi moolide arvu ning sina tead seda, et moolide arv on leitav, kui me massi jagame molaarmassiga. Kaaliumi mass on meil ilusti olemas, kaaliumi molaarmassi meil veel ei ole. Nii et kõigepealt leiame kaaliumi molaarmassi, mis on 39 grammi mooli kohta ja siit saame nüüd ilusti leida kaaliumi moolide arvu. Selle jaoks tuleb 3,9 grammi jagada 39 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning me saame vastuseks 0,1 mooli. Nüüd saame kaaliumi valemi alla kirjutada 0,1 mooli. Meil on kaaliumi moolid olemas, aga meil on vaja leida vesinikklooriidhappe moole. Tasakaalustatud reaktsioonivõrrandist näeme me seda, et vesinikklooriidhappe ja kaaliumi moolsuhe on 2 mooli 2 moolile, ehk siis me võime ka öelda, et 1 mool 1 moolile. Ja selle jaoks, et leida nüüd vesinikklooriidhappe moolide arvu, tuleb meil korrutada omavahel need arvud, mis risti on olemas, ehk siis 2 mooli tuleb korrutada 0,1 mooliga ning jagada sellega, mis on x-ile risti, ehk siis 2 mooliga. Siinkohal näed sa seda, et 2 mooli taandub välja ja tegelikult võid sa siia 2 mooli asemele kirjutada ka 1 mool, kuna moolsuhe oli 1 mool 1 moolile ning selle tehte vastuseks saame me 0,1 mooli. Ehk siis sa tead seda, et vesinikklooriidhapet kulub 0,1 mooli. Kolmandas harjutusülesandes leiame, mitu molekuli vett tekib 4 mooli vesiniku reageerimisel hapnikuga. Esimesena kirjutame tekstile vastava reaktsioonivõrrandi. Me teame seda, et vesinik reageerib hapnikuga ning selle reaktsiooni tulemusel tekib meil vesi. Reaktsioonivõrrand vajab ka tasakaalustamist. Selle jaoks kirjutame kõigepealt vee ette kordajaks 2 ning seejärel ka vesiniku ette kordajaks 2. Tekstist tulenevalt näed sa seda, et vesinikku on meil 4 mooli. Järelikult saame vesiniku valemi alla kirjutada 4 mooli. Meie peame aga leidma veemolekulide arvu ja selle jaoks, et veemolekulide arvu leida, tead sa kõigepealt põhivalemit, mis ütleb sulle, et moolide arv on võrdne aineosakeste arv jagatud Avogadro arvuga ja siit avaldame me aineosakeste arvu ja aineosakesed saame me leida siis, kui me molekulide arvu korrutame Avogadro arvuga. Kuna Avogadro arv on konstantne suurus, siis selle jaoks, et leida veemolekulide arvu, peame me kõigepealt leidma veemoolide arvu. Ehk siis vee valemi alla saame me kirjutada x mooli. Ühelt ainelt teisele aitas meil moolsuhe ning moolsuhte saime me tasakaalustatud reaktsioonivõrrandist. Seega sa tead seda, et vesinikku on tasakaalustatud reaktsioonivõrrandi kohaselt 2 mooli ning vett
tekib tasakaalustatud reaktsioonivõrrandi kohaselt samuti 2 mooli. Seega me saamegi öelda, et vesiniku ja vee moolsuhe on 2 2 või siis 1 mool 1 moolile, ehk siis me teame ka seda, et vesiniku moolide arv on praegu võrdne vee moolide arvuga, seega me saame ka öelda, et kui vesinikku on praegu 4 mooli, siis on ka vett 4 mooli. Ja nüüd saame me siit edasi leida juba vee molekulide arvu. Selle jaoks tuleb meil 4 mooli korrutada Avogadro arvuga, mis on 6,02 korda 10 astmes 23 aineosakest mooli kohta. Kuna praegu on meil aineosakeseks molekuli, siis me kirjutame murrujoone peale molekul. Sa näed seda, et moolid taanduvad välja ning me saame selle tehte vastuseks 2,408 korda 10 astmes 24 molekuli. Ehk siis nii palju vett tekib 4 mooli vesiniku reageerimisel hapnikuga. Selles harjutusülesandes leiame, mitu mooli kaltsiumoksiidi saab tekkida kaltsiumi reageerimisel 33,6 kuupdetsimeetri hapnikuga normaaltingimustel. Me teame seda, et kaltsium reageerib hapnikuga ning selle reaktsiooni saaduseks on kaltsiumoksiid. Kaltsiumoksiidi valem on juba tasakaalus, aga kogu reaktsioonivõrrand ei ole veel tasakaalus. Selle jaoks, et reaktsioonivõrrandit tasakaalustada, tuleb kõigepealt kaltsiumoksiidi ette kirjutada kordajaks 2 ning ka kaltsiumi ette kirjutada kordajaks 2. Ülesande tekstist näed sa seda, et sinu käest küsitakse, mitu mooli kaltsiumoksiidi saab tekkida, ehk siis tema valemi alla saame kirja panna x mooli. Sinul on antud aga hapniku ruumala, ehk siis me saame kirjutada, et hapniku ruumala on 33,6 kuupdetsimeetrit. Ühelt ainelt teisele aitab sind suurusmool, ehk siis kõigepealt tuleb meil hapniku ruumalast leida hapniku moolide arv ja sina tead, et moolide arv on leitav, kui me ruumala jagame molaarruumalaga. Siinkohal saadki sa kohe leida hapniku moolide arvu, selle jaoks tuleb 33,6 kuupdetsimeetrit jagada molaarruumalaga. Kuna hapnik on gaasiline aine ning meil on ka tegemist normaaltingimustega, saame kasutada molaarruumala väärtust 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Sa näed seda, et kuupdetsimeetrid taanduvad välja ja me saame vastuseks 1,5 mooli. Selle 1,5 mooli saame me nüüd ilusti kirjutada ka hapniku valemi alla ning kui me teame seda, et hapnikku on 1,5 mooli ja meie peame leidma kaltsiumoksiidi moolide arvu, siis edasi on meil vaja välja kirjutada moolsuhe. Tasakaalustatud reaktsioonivõrrandist näed sa seda, et hapnikku on 1 mool ning kaltsiumoksiidi 2 mooli, ehk siis hapniku ja kaltsiumoksiidi moolsuhe on 1 mool 2 moolile. Selle jaoks, et nüüd välja arvutada kaltsiumoksiidi moolide arvu, tuleb meil korrutada need arvud, mis omavahel on risti, ehk siis 1,5 mooli, korrutame 2 mooliga ja jagame sellega, mis on x-ile risti, ehk siis 1 mooliga ning sa näed seda, et selle tehte vastuseks saame me 3 mooli, ehk me saamegi öelda, et meil tekib 3 mooli kaltsiumoksiidi. Proovime nüüd läbi lahendada ka ühe keerulisemat sorti arvutusülesande ning leiame, mitu grammi naatriumhüdroksiidi kulub 78,4 grammi väävelhappe neutraliseerimiseks ning kõigepealt alustame reaktsioonivõrrandi kirja panemisest. Me teame seda, et naatriumhüdroksiid reageerib
väävelhappega. Ehk siis alus ja happe reageerivad omavahel ning see reaktsioon toimus alati ja meil tekib sool ning see soolavalem tuleb tasakaalustada ja lisaks soolale tekib ka vesi. Kogu reaktsiooni võrrand tuleb samuti tasakaalustada. Selle jaoks tuleb naatriumhüdroksiidi ette kirjutada kordajaks 2 ning ka vee ette tuleb kirjutada kordajaks 2. Meie peame leidma, mitu grammi naatriumhüdroksiidi kulub 78,4 grammi väävelhappe neutraliseerimiseks. Ehk siis me teame seda, et väävelhappe mass on 78,4 grammi. Sina tead aga lisaks veel seda, et ühelt ainelt teisele aitavad sind moolid. Seega kõigepealt tuleb meil leida väävelhappe moolide arv ja selle jaoks peame me massi jagama molaarmassiga. Väävelhappe mass on meil olemas, kuid molaarmassi ei ole, nii et kõigepealt saamegi me leida väävelhappe molaarmassi. Selle jaoks tuleb vesiniku aatommass, mis on 1 korrutada 2, liita siia väävli aatommass, mis on 32 ning liita siia 4-kordne hapniku aatommass, mis on 16 ja me saamegi vastuseks, et väävelhappe molaarmass on 98 grammi mooli kohta ning nüüd saame me leida väävelhappe moolide arvu. Selle jaoks jagame 78,4 grammi 98 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning me saame vastuseks 0,8 mooli. Ehk siis me teame nüüd seda, et väävelhapet on 0,8 mooli ja selle saame tema valemi alla kirja panna. Meil on vaja leida naatriumhüdroksiidi massi, aga enne peame me leidma tema moolide arvu. Seega naatriumhüdroksiidi alla saame kirjutada x mooli. Tasakaalustatud reaktsiooni võrrandis näed sa seda, et naatriumhüdroksiidi ja väävelhappe moolide suhe on 2 mooli 1 moolile. Ehk siis praegu leiame kõigepealt naatriumhüdroksiidi moolide arvu. Selle jaoks korrutame omavahel risti olevad arvud, ehk siis 2 mooli korrutame 0,8 mooliga ja jagame sellega, mis on x-ile risti, ehk siis 1 mooliga ning me saamegi naatriumhüdroksiidi moolide arvuks 1,6 mooli. Meie pidime leidma aga naatriumhüdroksiidi massi. Sina tead seda, et moolide arv on võrdne, kui me massi jagame molaarmassiga. Siit avaldame massi, mis on leitav, kui me moolide arvu korrutame molaarmassiga. Naatriumhüdroksiidi moolide arv on meil olemas, aga meie peame kõigepealt leidma naatriumhüdroksiidi molaarmassi. Selle jaoks tuleb naatriumi aatommass, mis on 23 võtta kõigepealt, siis liita siia hapniku aatommass, mis on 16 ja vesiniku aatommass, mis on 1 ning me saamegi teada, et naatriumhüdroksiidi molaarmass on 40 grammi mooli kohta. Ja nüüd leiame naatriumhüdroksiidi massi. Selle jaoks tuleb 1,6 mooli korrutada 40 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et moolid taanduvad välja ning me saame vastuseks 64 grammi. Seega naatriumhüdroksiidi kulub praegu 64 grammi. Ma loodan, et sa lahendasid neid ülesandeid minuga kaasa ning kõik oli arusaadav. Ja ülesanded reaktsioonivõrrandite põhjal hakkavad sul ka aina mõnusamalt sujuma.